Eesti tennise meistrivõistlustel füsio rollis Martin Seeman, et tere tulemast. Ja meid väga huvitab see küsimus, et kas oli nendel meistrivõistlustel tavapärasest. Teatavasti oled sa olnud ka noorte tennisevõistlustel füsiona ja ütleme, kogemus on nagu ka varasematest kordadest, et kas oli nagu nendel meistrivõistlustel rohkem tööd tavapärasest või mitte? Võib isegi öelda, et natukene vähem, et seal noorte karikavõistlustel oli neid mänge rohkem ja et eks noortel ole ka palju probleeme ja selle mängude hulga pealt oli isegi nagu vähemalt lõpupoole rohkem tööd ja Eesti täiskasvanud karikavõistlustel ma arvan oli umbes sama palju kui seekord on olnud. Mis tüüpi vigastused siis nendel võistlustel enamjaolt olid, et me nägime ju, keda me teame täpselt, et Jelena Manõginal oli probleeme, Valeria Korlatšil ja kui ma ei eksi, siis ka Vladimir Ivanovil ehk võib-olla siis sinu teeneid ta seekord küll ei vajanud. Ma võib-olla väga süvatsi ei laskuks, mis vigastused täpselt olid, aga üldiselt on kas siuke, et kindel trauma on tekkinud, et kuskil soojendusel või mängus tekib trauma, kas hüppeliiges või siis mingi lihas tõmmatakse ära, aga palju on ka siukseid vigastusi, mis nagu on juba tükk aega nagu mängijaid kummitanud ja korduvad nii-öelda. Jah, ei ole nagu välja ravitud või ongi siuke krooniline probleem, et on seljaprobleem, on lähendajate mingi lihasprobleem, et kõike leidub, et tennis on päris koormav, mänge on palju, mänge on nagu eriti siin meistrivõistlusel, kuna mängitakse kolmes põhimõtteliselt mõni mängija kolm mängu päeva jooksul ja eks iga päevaga nagu see väsimuse pealt nagu kasvab ka see oht, et just siuke ülekoormusprobleem tekib. Ja viimane küsimus, et oled ka teiste spordialade juures füsiona võistlustel tegutsenud, et tõenäoliselt on siin erinevused suured või ma eksin, võib-olla ei ole, aga ma kujutan ette, et kui jalgpallivõistlusel olla, nähes vähemalt telepildis, mis seal platsil toimub, siis on tõenäoliselt nii-öelda see lühema perioodi jooksul on oluliselt rohkem tegemist. Jah, ma põhiliselt olengi jalgpalli juures olnud varasemalt, et ja eks see töö ise ja laad on hoopis teistsugused, et jalgpalli kontaktne mäng. Jah, ütleme isegi mängud on täiesti erineva, aga füsio roll seal, et jalgpallimeeskonna juures sa töötad iga päev, tunned mängijaid läbi ja lõhki, tegeled vigastustega igapäevaselt, siin on tennise meistrivõistlustel on hoopis teine roll, et sa hindad seda olukorda ja annad mängijale nõu, aga sina ei tee seda otsust, mis nagu mängi edasi peaks tegema, et sa igakülgselt abistad ja kui on teipimisi vaja, teed selle ära, aga mängija peab lõppkokkuvõttes selle ise selle otsuse võtma, et kui just ei ole nagu siukest tervisele ohtlik, et mängija teeb siin ise otsuse. Suur tänu sulle küsimustele vastamast ja tõenäoliselt, Martin, me näeme sind ka tulevastel mõnedel tenniseturniiridel ja edu sulle sinu töös ja tegemistes. Tänud.